Sain paraja käkiga maha, et see jõuluvärk läks vussi. Mis siis vussi läks, oli see, et tellisin mina detsembri alguses ilusti endale aluse ära kaubaga, mida lubasin teile ka siin mingites videotes. Ja seda lükati üks nädal edasi, siis ootasin pikisilmi ja no ei tuld. Ja siis võtsin ühendust ja tuleb välja, et lause, et tooge mu alus ära sealt, palun, ei tähenda mõnede inimeste jaoks täpselt seda sama, mida minu jaoks tähendab. Ehk siis see alus ei tulnudki teile. Sel hetkel, kui ma küsisin, istus see endiselt Hollandis. Tegelikult käki keerasin ma lisaks veel kõigele sellega, et ega seal aluse peal ka Midshirtsi garlic herb ei ole. Lihtsalt ei ole. Selle asemel saab kasutada seda Holy Graili. Seal on ka ürdid ja asjad sees, et kõiki neid asju saab asendada. Lisaks JD's Hot Honey, see on seal, et paljud kasutavad seda siin verivorsti ja kõige muu juures. Et käkk on koos ja midagi ei ole teha. See alus tuleb tõenäoliselt täna. Mina ei julge midagi lubada. Nüüd, kui te olete nädalavahetusel tellinud ja mütanud, siis ma olen nädalavahetusel käinud ja pakkinud ka nädalavahetuse lõpus. Teen seda ka veel täna ja tänase jooksul ma veel pakin ja viin ise kas või ära automaati need pakid, mis vaja on, et neil oleks mingigi lootus äkki jõuda sihtmärki enne kui jõulud tulevad, aga jõulude aega on ikka need automaadid paksult täis. Ja tihtipeale tekivad ka seal järjekorrad. Teine asi on see, mida on laos, on barbecoa asjad ja nüüd on need kastmed, asjad seal kõik üleval, 4 kastet. Ja need tulevad ka mitmetes retseptides, mis nüüd järgmise pooleteise kuu jooksul tulemas on. Mis kanalil praegu juhtuma hakkab, on see, et uus retsepti video peaks tulema just kui neljapäeval, aga keset jõulu ei ole mõtet anda teile ju retsepti. Sama asi on vanasta õhtuga, kes see vanasta õhtul ikka seda videot vaatama hakkab. See annab mulle ka võimalus natukene hinge tõmmata ja pausi teha ja asjad ritta seada. Et uuel aastal alustame uue hooga ja siis tulevad minu isiklikud edetabelid selle kohta, milline oli möödunud aasta parim retsept. Okei, ma panen tavaliselt mingi 5 parimat, nii et paneme siis 5 parimat. Teile soovin aga rahulikku jõuluaega, maitsvat tegemist. See porchetta, kui te seda teed järgi, siis tõepoolest oli väga maitsev. Küsimus oli, kus seda liha saab või kus seda sea külge saab, siis võite turgudelt proovida. Teine koht on, võtke Vikmaniga ühendust, neil on seda minu arust olnud senini nii külmutatud kui ka jahutatud kujul. Et minu tükid ju kõik on enam alt Vikmanist pärit. Ärge unustage, verivorsti peal endiselt parim on raspberry chipotle. Kuigi see JD's Hot Honey tõenäoliselt nüüd hakkab võistlema, sellepärast, et seda pannakse ju nii pitsadele, kui ma ei tea, millele seal kõik seda kasutavad. Et nii on. Aga uuesti, kena jõuluaega, rahulikku jõuluaega, maitsvat jõuluaega. Pange ikka grillid tossama ja nautige perega seda sööki, mida te olete õppinud selle peal tegema. Mina tänan teid, et te vaatate seda kanalit. Ma tänan teid, et te meie poes käite ja aitate seda kanalit sellega üleval pidada. Toredat aasta lõppu ka teile ja näeme kohe jaanuari alguses. Tšau!